Tere õhtust siis ka meie poolt. Esimene pilt on leib. See on siis meie oma hea pealinna leib, mille pärast ma selle slaidi siia panin. See, et ütleme, mida kaugemale eestlane läheb, seda väärtuslikumaks muutub tema jaoks leib ja selle juures ka tatar kindlasti. Et leib annab jõudu igale inimesele. Siin on ka näha, no ütleme, siin on tegelikult tegemist rohkem rohelise mõtlemisega. See on siis see programm, mida tahetakse ellu viia, et laevad lülitavad oma mootorid välja 50 meetrit enne sadamat ja siis ütleme, leivasõidjad tõmbavad selle sadamasse. Väärti teenida. Siin toimub, ütleme, ma saan aru, et inimesed tantsivad, aga nad tõenäoliselt rõõmustavad selle üle, et näiteks esimene lennuk jõuab sinna. Ma ei ole päris kindel, see jõudis kogemata, mina siia ei pannud. Nii, siis on, ütleme, siin pildil näha Ode Hansa välja töötatud mandlimagnet, mis on tegelikult rohkem mõeldud ikkagi turistide jaoks, sellepärast, et eestlasele piisab üles sellest topsist, sest eestlane tunneb nagu sellest lõhnast rohkem mõnu. Ja see on küll väike pilt, siin ma võiksin tõestada teile oma liiklusmärgi teadlikkust, aga seda ma ei tee. Pigem jõudsin tähelepanu sellele roosa lõhupallile, kus on kasutatud siis väärtgaasi plastmasspulga asemel, mis on tegelikult väga lapsesõbralik ja sellega kaasab ka mingi võlu. Tere, mina olen Siim ja selle pildiga seoses ma räägin omast kogemusest. Ma kunagi käisin Friday Night Skate'il, et üks sõber ütles, et tule, lihtne, ma arvasin, et on nagu kõva uisud, aga läksin kohale, kõigil oli palju vingemad uisud ja igal juhul linnas skeitid on päris hull, et see lõppes mul sellega, et ma nagu sõitsin kusagile auku sisse ja kukkusin ja üks tüdruk kukkus minu otsa ja mul oli autoris nagu otsa meile sõitnud. Aga see on nagu hästi vastanud pilt, et no olge nüüd normaalsed inimesed, et te olete abielnud ja tulete sinna tähistama vabaduse samba alla. No mida? No nii halb see meie vabaduse sambad need ka ei ole. Aga no vaba linn, vaba maa, et no teeme mis tahame, aga sorry, mina ei läheks. Ja nagu me rääkisime, et siis on meil vaba linn, et võime põhimõtteliselt teha kõike, et igasuguseid segaseid meeleavaldusi ja rääkida asjadest, mida me ise aru ei saa ja võidelda asjade vastu, mida me justkui tahaksime teha, aga no siiski nagu veel ei julge ja noh, noored tüdrukud on tulnud siin rääkima ja näitama, aga noh, vaba linn, see linna võlu ongi, et kõike saab teha. Ja no siin on nüüd näha, mis juhtub, et kui levib sõnum, et Raekoja platsis on mõned ilusamad tüdrukud nagu meelt avaldama, et siin noormehed kohe jooksevad, numbrid on rinda pannud endale. No näha on, et linnas nagu oleme kõik koos, aga samas me siiski oleme nii üksikud, et on raske leida kaaslast ja on nagu keeruline on see linnaelu. Aga kui sa oled jalgrattamees, võib-olla küll Viktor Klaasiku näoga natukese, siis on selle kõik kontrolli all. Võtad jalgratta, sõidad Pirta randa, sul on isegi aegu võtta rattavärviga sobiv kiiver ja panna rattavärviga sobiv kuht selga. Tere! Mina siiski kurdaks, ja kui me kõik kurdsid siin oma kodukandi teemadel, siis mina kurdan oma kodukandi pärast. Ma olen Õismäe. Esimene asi, mis mul Õismäega meelde tuleb, on see, et noored on ära kadunud kuhugi. Kedagi pole enam. Hoovid on täiesti tühjad. Kui mina väike olin kõik täis. Et ei läheks hukka. See on minu mure. Kuidas tuua elu tagasi Õismäele? Ma ei tea seda. Ma esitan küsimuse. Kui siiamaani on kõige elutavam sündmus Õismäel näiteks mingisugune uue Maxima avamine või tasuta linnalehe saabumine poodi, siis kuidagi muud moodi võiks seda elatada. Järgmisel pildil on näha Telliskivi loomelinnakut, aga selle probleem on see, et ta on kaugel, kõik asjad on Õismäelt kaugel. Kuidagi oleks võimalik elu tuua sinna sisse. Näiteks seal on 2 kooli praegu tühjaks, äkki saab nendega midagi teha. Täiesti suured tühjad. Ja lõpetuseks tahaks ma öelda, et kes mida pildil näeb. Paljude jaoks võib-olla Õismäe küll
Suure Kalev 4 rajama, aga minu jaoks on see kodu. Leian, et seal on ka ilusaid kohti. Aga Tallinnas toimub ka igasugu sündmusi ja siin ongi ühest suursündmusest pilt. Nagu Haapsalul on Valge daam, siis Tallinnal on hall härra ja nüüd see tammikene seal tumedas ongi tulnud juba varakult kohale, et tabada seda härrat. Aga küsimus ongi selles, et kummale aknale ta nüüd ilmub. Järgmine sündmus, mis on üles võetud, on ka väga põnev. Siin kõik äritsevad millega, see ongi äritsemise päev, kus kõik tulevad müüvad oma uusi ja vanu asju. Näiteks see daam siin esiplaanil on, siin on näha tema varukad, eks ole, mida ta kasutanud on seal kastides ja korgades olid veel vanad varukad. Ja siin on noortele üritus mõeldud, see on nii-öelda õhutetris, kus te näete, et need all seal seisvad mehed on isegi saanud nii-öelda kujundile pihta ja juhivad seda mängu ja kohtunikud vaatavad asja siin allpool pealt veepiiril. Ja nagu see piltki näitab ühte väga huvitavat sündmust, kus tuleb kirjutada seinale, mõttetule seinale täiesti seosetut juttu. Et kui te siit aru saate, mis siin on, siis võib arvata, et see, kes selle sinna kirjutas, ei võitnud seda võistlust. Sest ka mina saan mõnest sõnast aru. Tallinnas kõige suurem sündmus on muidugi laulupidu, et siit on näha, et kui see välja kuulutatakse, siis inimesed hakkavad tulema sinna juba väga varakult. Et esimesed on juba kohal seal ka laululava all, aga need kuulajaid ja vaatajaid on ka juba kogunenud ja see on ikkagi suur sündmus.